aga armastus on olnud minu jaoks ja võib-olla isegi on siiamaani ikkagi väga, väga selline isiklik asi ja võib-olla see kõlab ka sellise standardvastusega, et ma pean tunnistama, ega ma väga selline ülevoolav ja ülearu sõnupilduv selles teemas ei ole nagu ja ma tõesti ei kujuta ka ette, et miks see minu puhul niimoodi on läinud. Sa oled, Peeter, tegelikult mul selles nimekirjas need inimesed, kellega mul meeldiks vestelda olnud juba paar aastat. Ja sul on veel olnud teisi inimesi ka, kellega ma juba olen salvestanud või siis kellega veel ei ole jõudnud salvestada. Nii et aitäh, et sa võtsid väikse järelemõtlemise aja ja siis vastasid jah sellele tänasele kohtumisele. Ja erinevate juhuste kokkusattumisega ma sain su täna siia kutsuda ja see pani mind sellepärast naeratama, et kunagi ma olen olnud Telliskivi loomelinnakus umbes aastal 2011 või 2012 Punase maja katusel, kui seal ei toimunud veel mitte midagi. Ja me istusime seal, sest et me kuidagi aitasime seda natuke käima tõmmata. Ja siis mõtlesime, et huvitav, et kui kaua läheb aega, et siia midagi nagu tekib ja kui kaua läheb päriselt aega, et siia tekib midagi sellist, et mingis mõttes linn muudab oma kuidagi jõujooni liikumises ja täna askeldad seal sina. Nii et ma tahtsin täna tuua su kahe ühele katusele, et mõne aja möödudes siis võib-olla uuesti kohtuda või mingis teises hetkes näha ja rääkida, et näed, linn on jälle muutunud ja midagi on kuskil toimuma hakanud. Ja kuigi sa tahtsid endale võtta alustuseks kohvi, siis ma palun sulle teed, ma loodan, et sa saad hakkama tunni jooksul. Saame ikka muidugi. Et tere tulemast. Tervist, jah. Rõõm olla siin teisel katusel ja teise vaatega ruumis, nii et väga suur üllatus oli siia üles tulek ja kõik see. Mõnus. Kuule, kui keegi ütleb, et tahab sinuga vestelda või kuidagi, et mingit lugu kirjutada, siis kas on 99% alati toidu teemal? Paraku küll vist jah, tuleb praegu tõdeda, et suures osas on see toit jah, ikkagi millest ma pean rääkima, aga loomulikult ma teen seda väga hea meelega ja see võib-olla ei kõla niimoodi otseselt, et pean rääkima, et loomulikult mul on enda mõtteid ja alati on enda mõtteid jagada hea siis, kui sul on midagi jagada ja ega ju mu elus midagi muragulist kogu aeg ei toimu ja selles suhtes ma igasugu intekaid nagu ikkagi kaalun ja mõtlen ennem läbi, et kas mul on ikkagi midagi öelda, et ma pean ennast ikkagi suhteliselt selliseks tagasihoidlikuks inimeseks ja enda elu väga ei eksponeeri, ütleme nii. Kui me ju ei tunne üksteist, et me tõesti nagu väga põgusalt teame, et kui ma võtan sinuga ühendust ja üks mu projekte on podcast armastusest, siis sina, kes sa väga valid, kuhu minna ja põhiliselt räägib toidust, siis mis tundeid see sinust tekitab see kutse või tekitas? Ega ma ei ole ennast väga raamidesse pannud, ma pean tunnistama, et ma pole siiani ühtegi sinu saadet podcast armastusest veel kuulanud ja ma ei teinud ka teadlikult seda enne, et eks ma siis ootan huviga, mis tulema hakkab. Ja see on meie kuulajatele ka juba hästi tuttav, et see armastus on selline sõna, mis kuidagi nagu kohutab mõnikord mingeid inimesi, sest see on väga palju kaasäällikuid, muuhulgas ka eesti keeles, aga et see on midagi sellist, mis on alati kuidagi nagu millegi taga või millegi sees.
nii et kõik need episoodid, mida sul on võimalik järgi kunagi kuulata elu jooksul, et sa avastad, et me tõesti räägime seal inimeseks olemisest. Ja ma pean ütlema, et kui sa küsisid ka, et kuidas me lähme või millest me räägime, et me tavaliselt ei tee mingeid plaane ja ma ka peaaegu, et kunagi ei uuri oma intervjueeritavate kohta, et mida nad kuskil on rääkinud, sest mind heas mõttes ei huvita, et ma tahan kohtuda praegu selle Peetriga, kes sa täna siin oled ja siis vaatamegi, kuhu see läheb. Ja nüüd tuleb aga. Nii. Ma eile õhtul guugeldasin sind esimest korda elus, sest et ma tahtsin vist teada, ma ei mäletanud, mis selle Rootsi restorani nimi oli ja ma tahtsin selle üle kontrollida. Ja siis esimene vastaja, mis tuli, oli ikkagi, et kokk. Nii et kui sulle on vaja kuskile tiiter panna, kui me teeksime pildiga intervjuud, siis kes see Peeter Pihal täna on selline tegelane? Ma arvan, endiselt ma olen kokk ja see ID tippkokk, kas on just meelevaldne, aga ma ikkagi üritan jääda selliseks teadlikult tagasihoidlikuks inimeseks ja ennast nagu selliste suurte tiitlitega ei taha ilustada või kuidagi sellist esile kutsuda midagi nagu ja lihtsalt, et enne tuleb tegud ära teha ja siis hakkad kaugutama nagu, et kes ma olen tänapäeval? Ma arvan, et praegusel hetkel ma olen ikkagi suuresti perelisa ootav õnnelik isa, kellele sünnib loodetavasti nüüd kohe varsti tütar ja siis seejärel ma olen kokk, kes juhib siis fotograafilist restorani läbi maja ja kõigi enda tahkudega. Et võib-olla need oleks need kaalukausid ja võib-olla ma 10 või 5 aastat tagasi oleks kuidagi alustanud, et ma olen tippkokk ja õnneks elu on seda bravuuri natukene nagu maha lõiganud ja võib-olla mind inimesena ka küpsemaks teinud. Et seeläbi on ikkagi nagu me kõik teame, saame vanemaks kogemusi tuleb juurde ja sellist elutarkus ka loodetavasti ja ei, ma praeguses ajahetkes olen enda tegemiste ja olekuga väga rahul. Aga kuna sa juba tõid pere lapsed mängu, siis mind ennast hästi paelub inimeste juures see, et kust me tuleme või kuidagi see lapsepõlv või see, kus me oleme jooksnud, et sinuga kaasas nii palju, kui või pigem nii vähe, kui ma meediast või kuskilt olen kuulnud või sõprade tuttavate kaudu käib kaasas kuidagi saare vaib või mingisugused loodus ja see, mis sind on vorminud selleks, kes sa oled. Et kui ma mõtlen nüüd sinu kui koka peale ja see, kust sa tuled, siis kas lapsena sul oli ka kuidagi toidu vastu rohkem huvi või mäletad sa mingit sellist asja, et sind kaasati toidu tegemisse või et kus see kokk nagu päriselt nagu tuleb? No ega mul selle tõepoolest ma olen Saaremaalt pärit ja selles mõttes oli väga tore ja õnnelik lapsepõlv, et igas mõttes oli õnnelik lapsepõlv, et me tõesti läksime hommikul, sõid juustuvõikud ära ja läksid õue ja korraks käisid lõunat söömas ja õhtul, kui hakkasid multikad, siis ema hüüdis multikate aeg ja siis kuskilt tulid nagu, et see päev ikkagi suures osas möödus õues ja vahet ei ole, kas oli suvi või talv, et sai tehtud tõesti onne, ma ei tea, salajal lõket nagu mis iganes nagu, et kõik, mis nagu selle proovimise ja lapsepõlvega nagu kaasas käivad, et selles suhtes oli tõesti nagu maal elu, käisid marjul ja eks see nagu selles mõttes nagu see elu ja olu õpetas ka siin nagu sõna otseses mõttes nagu, et mida teha ja kuidas teha ja õnneks me elasime suures sellises kolhoosiaegses kivimajas, et neid lapsi oli seal üksjagu ja mängukaaslasi oli ja kui üks tüütas ära, siis said uue pundi valida ja eks
eks see päeva pärast olid jälle kõik sõbrad ja elu läks edasi selles mõttes, aga mul ei ole suurt ja ilusat lugu selle kohta, et miks ma olen kokk ja kuidas see nii on läinud, et loomulikult ma mingil määral süüa tegin, aga sellist hirmsat, et ma pidin nüüd perele toidu valmistama ja kogu aeg emal oli köögis abis nagu. Seda ma ikkagi ei mäleta suuresti, aga ju seal ikkagi põimus mind ennekõike see, et selle ameti vahel on hea tasakaal sellise loovuse ja võib-olla kui sa ei ole nii mega andekas, siis ka töökusega saad neid probleeme tasandada kuidagi. Ja nii ta on läinud, et ega see mulle väga ei meeldi, kui kokandusest räägitakse sellisest nagu, et oi, see on hirmu stressirohke ja keeruline ja pikad tööpäevad ja see on täpselt su enda nagu doseerimises, et kuidas sa seda teed ja noh, ma ütleks ikkagi maailmas on ikka kordi keerulisemaid ameteid, et kui sina talvel saad sooja pliidi ääres olla, aga kuskil tuletõrjuja või politseinik peab kuskil õues mingite kurjamitega jaurama, et see ikkagi on jah, kuidagi üle paisutatud ka, ja noh, meedia kuidagi toidab seda kogu aeg, et see kokandus on keeruline ja stressirohke ja et noh, kokkuvõttes on asi ju väga lihtne, et tee maitsvad sööki ja kui teenindus ja atmosfäär kõik on paigas, siis iseenesest võiks ju olla ikkagi, see on hästi töö, mida sa pead nagu ikkagi kohal olema nii enda tiimi kui külaliste jaoks, aga see on vaba valik nagu selles suhtes, et ma ei tunne mingit survet ega hirmsat jah, nagu survet nagu, et kuidagi stressi tekitaks või nii ja naa. See on ikkagi ju su vaba valik, mida sa teed ja kuidas sa oled seal hetkes. No, mis kõigega vist samamoodi need politseinikud on valinud endale selle töö, on ju. Aga veel korraks seda lapsepõlve vaadates, et kui sa ei mäleta, et siin nagu tohutult kaasati, siis kas meil on umbes ühevanused lapsed, kas sa märkad, et sina kaasad teda või kas sa teed seda teadlikult, kas see on miski, mis tänu sellele, et su töö on kokatöö, et sa oma last kuidagi selle toiduga teadlikult suhtesse viid? Jah, võib-olla ma siin natuke kuidagi forsseerin seda suhet tema puhul üle küll ja suunan teda võib-olla kas just liiga palju, aga samas kui ma näen, et nagu see pakub talle emotsiooni nagu ja kui sealt see tulem on ka ikkagi selline tore ja maitsev, siis ma ei näe ka, et miks ma peaks selle suhte toidu ja lapse vahel ära lõpetama, et noh, otseselt teha, eks ma ikkagi üritan nagu, et ma nagu talle meeldib väga küpsetada ja ta on väga, väga osav selles nagu ja kui mina nagu professionaalse kokaga surun teda see, et ta peab retsepti järgi asju tegema hakkama, et mingis mõttes on selline noh, seal ongi hästi, et ta on väga kreatiivne, tal osad asjad tulevad väga hästi välja ja ta ei kasuta retsepti nagu siis nagu noh, super andekas ja tore, aga noh, ikkagi mina professionaalse kokana, et nii, sa pead nüüd tegema hakkama retsepti järgi ja kõik see, et noh, eks ma pean ennast ka võib-olla seal kontrolli all hoidma, et see nii-öelda see lõbu ja joy sealt ära kao, et las ta teeb, aga samas ma ei taha nagu toitu ka raisata nagu, et sealt mingit tulemit ei tule, et noh, eks see olegi sellise tasakaalu otsimise koht. Aga kui toit on su töö ja sa lähed koju, siis kas kodus saad ka hea meelega süüa või siis sul on pigem nii, et okei, et mina olen nagu terve päev süüa teinud ja terve õhtu, et siis sa pigem lased teistel enda eest hoolitseda? Ja eks ta vahel ole küll nii, et aga üldiselt meil on kaasaga need asjad läbi räägitud, et ja eks me tunneme teineteist nii palju, et kas teen mina või teeb tema või teeme koos.
aga üldiselt on see küll, et kui meil külalised või keegi käivad, siis ma võin söögi valmistada, aga keegi võiks mulle selle sisend anda, et mida te tahate süüa, et öelge mulle lahkesti nagu, et ma teen seda nagu, et mulle meeldib väga seda teha ja see kõik on väga okei, aga öelge, et nii palju on küll nagu mul natukene nagu vahel abi vaja, et aga üldiselt hommikusöögi teeb elukaaslane ja mina olen sellise tummisema kraami peal. Ma mäletan lihtsalt ise oma lapsepõlves seda, et mu ema pigem ei tahtnud üldse, et ma nagu jeblaks seal köögi sees ja et kõik läheb laiali ja jahu lendab kuskile pindadele ja et see oli nagu emaga siuke stressirohke, ta pigem nagu saatis mu ära. Aga vanaema nanaga oli kuidagi nii, et nagu võisin seda tainas seal rullida mingi erinevates asendites ja tulid välja siis, mis sealt tuli. Ja kui ma nagu pikas lõikes nagu elu perspektiivis vaatan, et see on kindlasti nagu, seal on palju aspekte, aga et ma olen oma vanaemaga palju lähedasem kui emaga. Et kas see kuidagi, see mõte kõnetab sind läbi toidu vaadates? Noh, loomulikult toit on selline, tahaks öelda emotsionaalne, kus just asi, aga jututeema ja ta võiks ikkagi inimestele rõõmu pakkuda. Aga kui ma nüüd panen selle situatsiooni, mida sina kirjeldasid enda ellu ja enda suhtes tütrega, siis eks ma proovingi seda nagu retsepti järgi tegemist väheke enda puhul ka doseerida ja las see rõõm ja joy talle alles jääb, et selles suhtes ma ei ole vaja teda veel raamidesse panna nii väga, ma arvan. Ja sellega ei tasugi kiirustada, et võib-olla ta üldse siis nagu ongi, et mind see ei huvita nagu ja kui see koht ka tuleb nagu, et mind ei huvita see kokkamine ja küpsetamine enam, siis mis seal ikka, eks tuleb sellega leppida ja teistmoodi talle toeks olla ja et ta mõne uue toreda raja leiaks, et selles suhtes nagu. Aga loomulikult, eks see koos toidu valmistamine ja see just, et mida sa lapsepõlves ja mis maitseid ja kellega sa teed ja mis ajahetkel sa oled söönud neid või nii-öelda tarbinud, vaata siis eks meil kõigil on see selline tore maitsepank enda lapsepõlvest ja mingid ajahetked, mida sa, seda ma sõin siis. See oli siis suvepäev, päike oli nii madal, tuli läbi puude, et sa võid selle kõik ära kirjeldada ja sellised hetki ja olustikke, ma arvan, et võiks meil igaühel olla kas just läbi söögi, aga mingi taaskohtumine, mingi maitse või söögiga, et see tuleks sulle uuesti meelde ja et sa saaks uuesti kogeda nagu. See oleks kindlasti tore nagu taaskohtumine. No see kuidagi rõõmu või mängu hoidmine igas suhtes on oluline, et magasid kõrvalt emana soovitan seda retsepti jälgimist maha timmida, sest et nagu võib-olla see on ka nagu meeste ja naiste erinevus. Kui mina ei oska absoluutselt retseptiga toitu teha, mul jookseb nagu juhe täiesti kokku, et ma arvan, parimad toidud on tulnud sellest, et vaatame, mis külmkapis on. Ja mulle veel üks lapsepõlvest tuli üks asi meelde, et ma ei ole sellisest liiga jõukast perest pärit ja ema tegi mingit sellist toitu siis, kui kuidagi nagu kuu lõpus või raha ei olnud ja seal olid mingid nagu kuidagi nagu leib lõigati tükkideks ja seal oli muna ja seal oli veel mingisuguseid nagu asju, et see nagu visuaalselt ilmselt ei näinud kuidagi nagu väga kaunis välja, aga see oli tohutult maitsev ja ma mäletan neid hetki, kui raha oli ka ja siis ma ütlesin emale, et teeme seda toitu, kui raha ei ole. Okay, see. Et see oli nii maitsev nagu kuidagi. Aga oled sa seda praegu teinud? Et seal, kuna ma hetkel liha ei söö, siis seal oli ka mingi liha, et mul on hästi nagu üldse lihaga seoses hästi nagu tugevad ja head lapsepõlve mälestused. Aga midagi taolist ma olen teinud ja see sama, et sa võtadki külmkapist need miskid on ja paned kokku. Aga korraks see lapsepõlve mälestus osas, et on sul nagu mingi
lemmik asiga, mis sul meelde tuleb toidu osas, et et see on nagu see maitse, see lapsepõlve maitse? Noh, sa küll alustasid sellest, et 90% su intervjuudest on toidule baseeritud ja see küsimus tuleb alati seal, kui sa näed, et intervjueerijal on kõik küsimused küsitud ja siis tuleb see lõppu see klassikana, aga ütle siis oma lemmik toiduaine ka. Ei, mul ei ole, ma mõtlen lihtsalt just see lapsepõlv, sest et kui sa kirjeldasid seda, et päike tuleb läbi puude ja kuidagi nagu mingi, et see hetk, siis mul tuli, ma ei mõelnud selle küsimuse peale üldse, ma ootasin lihtsalt meie kohtumist. Minu jaoks mul tuli meelde sõrnikud. Et mu nana tegi selliseid nagu ponšakaid, kohupiima sõrnikuid, mis on võib-olla kuidagi, ma olen idablokist pärit, et kuidagi võib-olla sealt, aga mul tuli see meelde. Ei, neid maitsede jagus maale küll ja küll nagu, et selles suhtes klassika, esimesed maasikad, sorts piima või kord peale ja muljud kergelt katki ja näpuotsaga suhkrut, et selliseid asju on väga palju jah, aga mulle on kunagi meeldinud juust üldse süüa ja siis see kuidagi ei imponeerinud mul lapsepõlves nagu, aga ma ei tea, ma räägin, me tegime salajalöket, suvel jälle lapsed, see ei olnud väga tark tegu, nagu lõkkekartulid, killukevõid peale, selliseid asju, lihtsaid asju nagu lõputult nagu, et selles suhtes oli jah väga, või esimesed herned, kus on veel need herne, on hästi nagu väikesed sees, aga kui sinna juurde liita see, et sa nagu käid nii-öelda raksus ja naabrimehe aias saad need herned kätte, siis nad on veel eriti magusad ja maitsvad ja nagu, et sellist kraami ja selline, ongi värvikas lapsepõlv oli kindlasti nagu, aga kuidagi oli õige seltskond ja väga tore oli ja kõik nendest inimestest, kellega me seal õues koos mängisime, on tublid ja toredad inimesed kasvanud. Kuule, üks küsimus veel lapsepõlvast ja siis liigume edasi, et meil on saates, tavaliselt inimesed teavad, sest nad on kuulanud ja see pole etteheide. et kui sa mõtled kuidagi selle sõna armastuse peale, siis mis on sinu esimene mälestus seoses armastusega? Esimene mälestus? Ma ei tea, kas nii pikk mõttepaus on väga kohane, aga armastus on olnud minu jaoks ja võib-olla isegi on siiamaani ikkagi väga, väga selline isiklik asi ja võib-olla see kõlab ka sellise standardvastusega, et ma pean tunnistama, ega ma väga selline ülevoolav ja ülearu sõnupilduv selles teemas ei ole nagu ja ma tõesti ei kujuta ka ette, et miks see minu puhul niimoodi on läinud, aga kindlasti esimene armastus, ma arvan ka samamoodi maal vanaema juures olles, et seal kuna ema-isa käisid tööl ja oli veel õnnis kolhoosi aeg, et eks kindlasti seal oli meil omavahel selline eriline suhe, jah. Kui sa ütled, et see kuidagi armastuse väljendamine või see teema üldse on sinu jaoks selline koht, kus sa pigem oled võib-olla kinni, siis kas sa märkad, et nendel hetkedel, kui sa tunned mingit sellist sooja tunnet või kui sa tunned armastust, isegi kui sa ei taha seda kuidagi nimetada, et siis sa väljendad seda, näiteks kuna me oleme toidust rääkinud sellega, et sa kuidagi hoolitsed, et eestlaste puhul ju on ka see siuke nali või armas ütlemine, et ega meie vanavanemad ei ütle meile, et nad armastavad meid, aga nad annavad kaasa moosi, kui sa pealinna tuled või et see on see armastusavaldus. Et kas see kuidagi pädeb sinu puhul?
kokkuvõttes siin, kuna see on ikkagi ka minu töö, siis see kuidagi oleks nagu ebaaus. Loomulikult, kui ma teen süüa, siis ma panen sinna hoolivust ja armastust sisse, aga et ainult see läbi seda nagu küsimust lahendada, see tundub ka natukene nagu minu puhul lati alt läbiminek, et see ju peaks ju kogu aeg olema, et mida sa teed, et sa hoolid sellest, et paned sinna oma hea energia ikkagi sisse, jah, et loomulikult mis taldrikule või mis iganes ma serveerin, seal peab ikkagi, ma ei tea, toidu puhul natuke ma räägin, see on natuke selline lati alt läbiminek, et kas see minu jaoks armastus on ikkagi kuskil mujal ja see, mida ma taldrikusse panen, see on selline ma ütleks ikkagi läbimõeldud professionaalne kombinatsioon, et see on hoopis teine level, et kui ma käin ka Saaremaal vanemate juures, et kui sa selle muna ja kartulilaadungiga sealt ära tuled, siis see on teine level ja see minu töö on kuskil mujal, et ma ütleks küll, et need ei ole aus nagu ühte patta panna. Aga kas sa mäletad, et lapsepõlves on kuidagi seda sõna armastus üldse kasutatud sinu peres? Sest ma ütleks protsentuaalselt, me oleme rääkinud, meil on umbes 70 episoodi salvestatud, on ju? Ja suurem mõte, miks me seda teeme, on see, et me tahame portreteerida selle aja eestlast, on ju? Et need lood. Ja ikkagi nagu arvestades see piirkond, kus me elame, et me oleme nagu sõjale väga lähedal, selles mõttes, et meie vanavanemad on kõik sõda näinud, on ju. Et siis see kuidagi olen kasutanud seda väljendit, mis võib kõlada kuidagi natuke julmalt, et see emotsionaalselt surnud põlvkond, kes ei olegi kuidagi osanud väljendada armastust sellisel viisil, nagu seda tehakse näiteks, ma ei tea, Hollywoodi filmides, on ju, vaid oluline on olnud ellu jääda või et see ei oleks näljas või et nojah, aga see kõik, mis sa ütled, et on õige muidugi, aga kas me nüüd tuues seda tänapäeva üle, et kas me nii vähesega peaksime ja saaksime leppida, et eks me inimestena peame ka edasi minema ja asju ümber mõtestama ja ka nagu iseenda mõtlemist ja olemist ümber mõtestama, et tuleb tunnistada, et ega kui ma nüüd neid perepilte silme eest läbi lasen, et ega seal väga sellist sõna armastust väga tihti esile ei tulnud, aga ma ei saaks öelda, et ma ei oleks olnud hoitud ja mingis mõttes ka armastatud, et ma ei tunne et mul oli milleski puudus või ma ei olnud nagu armastatud, aga tõesti selle sõna väljaütlemist tuleb meenutada ja pikalt tuleb mõelda, jah. Meil on kuidagi niimoodi olnud, et kui mõned inimesed on läinud ära salvestuselt ja siis on tõdenud, et see sõna, et nad ole öelnud oma vanematele, et nad armastavad neid. Et siis me oleme teinud sellise kokkuleppe, et aga teeme nii, et järgmine kord, kui te näete, et siis sa ütled seda. Nii et ja need inimesed on kuidagi võtnud pausi ja siis mõelnud, et teeme jah nii. Nii et absoluutselt mitte väljakutse sulle, aga mingi mõte. Kuule, räägime nullkulust. Et oleks natuke, et sa saaksid rääkida seda juttu, mida sa võib-olla oled rääkinud, aga ma ei taha, et sa hakkad kuidagi nagu vastama nii, nagu sa oled vastanud neid küsimusi. Et ma olen ise toidu teemaga päris palju tegelenud ja viimaste kuude jooksul kuidagi veel rohkem, sellepärast et ma olen hakanud kuidagi lammutama ja vaatlema ennast, et see naine, kes ma olen selles kehas,
kus ma olen, millises seisus ma olen, mida ma tahan tunda, kuhu ma liigun, mis on olnud mu mingid varasemad tõekspidamised ja mis nagu suures plaanis toimub. Et mis on nagu, võiks olla tervislik ja mis ei ole ja no ühesõnaga väga palju nüansse. Et see on kuidagi nagu lõputu teema, et millise nurga alt seda toitumist vaadelda. Et üks asi on toidu tegemine ja teine asi on nagu kuidagi nagu toitumine, toitained ja siis veel lisandub sinna kõigi eripära. Et kui me räägime nagu sinu või fotograafiska puhul zero waste'ist on ju, või null kulust või see, et kõik tuleb ära kasutada ja loodust säästa ja mitte raisata. Et siis kui palju sa toidu tegemisel üldse mõtled selle peale, et mis on meile kasulik või mis ei ole või kuidagi selles plaanis? Okei, jaa, see vastus on sama mahukas kui sinu küsimus ja seal on päris palju tahke. Kuigi see suunamuutus nüüd me just jõudsime armastuse juurde ja siis selline kohe uus tahk juurde, nii et ma ootasin pikemat grillimist siin, et me võime tagasi tulla. Aga jaa, see zero waste või jätkusuutlikkus, no eks seda tuleb meie ellu uksest ja aknast tänapäeval ja noh, kes on tõesti tulihingeline ja kellel on sisu ja kes on lihtsalt rakendanud enda turunduse ette selle, et aga ma loodan, et see sisu tuleb ka järgi ja lihtsalt ei räägita, aga noh, rääkides enda kogemusest, siis me võib-olla alustasime nagu nii-öelda liiga äärmuslikult või vihaselt, et kokkuvõttes oleme me äriettevõtte ja päeva lõpuks, kas see restoran on jätkusuutlik restoran või hea restoran, maitsvat sööki, sa tahad sealt anyway saada ja sellist toredat kogemust, et mis meie puhul võib-olla inimesed saidki alguses nii aru, et me päästame seda prügikasti sööki, et mis on best before'i seal piiri peal või läbinud ja kuidagi ja võib-olla ka meie toidu kirjeldus ja nimetused olid natukene liiga äärmuslikud, et tekitasid sellist vastakaid tunded. Aga noh, praeguseks hetkeks me teeme täpselt seda sama asja nagu, aga oleme enda nimed ja asjad natukene ümaramaks teinud ja ma räägin restoranid, sa ootad ikkagi number 1 on maitsev söök ja toredat teenindust ja head veini, et aga nüüd tundub, et see kuidagi on rahunenud, aga eks ta ole jah, selline lõputu teekond ja kokkuvõttes noh, kui jätkusuutlik üks restoran olla saab ja pigem ma näen seda ikkagi olla see teeraja ja teisi inspireerida, et seal on meie valdkonnas on veel nii madalad viljad, mida nagu saaks lihtsalt muuta ja kiiresti muuta, et kui me kõik hakkaks kõik restoranid või toitlustusasutused hakkaks ühtemoodi seda asja suruma ja mõtlema, et aga töötades koos ikkagi nooremapoolsete inimestega, siis ma näen, et isegi nende mõttemaailma muutmine on natukene nagu selline, et seal läheb aega ja järjekindlust vaja, aga kui see mõttemaailm muutub, siis nad on väga sellised intuit ja kaasas selle teemaga, et mis iseenesest on tore. Aga noh, pakendamine on praegu kõige suurem probleem, millega me maadleme, et seda pakendit ja kuidas saada, noh, meil on ikkagi suur maja ja mahtu meil on, et erinevat kraami võimalikult vähese pakendamisega, et enda jaoks me oleme mõelnud, et kui me hakkame mõnda uut toitu või menüüd üldse muutma, on see, et kus tooraine kasvab, kuidas ta on kasvanud, kas ta on mahedalt kasvanud, kuidas ta meieni jõuab, noh, transpordi mõttes, et kas ta tuleb kuskilt 7 maa ja mere tagant ja kuidas ta on pakendatud, et no ma olen alati toonud seda, noh, tuunikala näidet, et oleks väga lihtne seda serveerida ja äriettevõttena
paljudele läbi selle nagu rõõmu pakkuda, aga noh, kui sa oled selle enda kontsepti paika pannud, siis vahel ongi seal kontseptis püsimine ja selle väikse surve all olemine seal, et see kõik maailma toorained ja asjad ei ole sul kasutada, see tekitab sinus palju sellist toredamaid ja uusi ideid nagu, et kui see, et kaubaauto võib 3 päeva või iga hetk väravast sisse vurada ja sulle ükskõik mida tuua, et mingis mõttes on see üks päris pikk teekond jah, see jätkusuutlikkus, aga see ei ole nagu, ma ei taha seda võtta kui vabandust nagu, et neid tahke on seal päris palju ja ma arvan, ka see on suuresti see, et kui palju tahke sa tahad neid endale juurde tekitada sinna, et. Aga kas sinu jaoks on oluline pigem see, et see toit on võimalikult palju kasutatud, ära kasutatud sellest toidust, et sul ei jääks nii-öelda jäätmeid, mida sa ei saa edasi uuesti nii-öelda ringlusesse panna, et see toiduks jõuaks ühel hetkel on ju. Või sa jälgid ka ikkagi mingisugust nagu tervislikkust, mida iganes see nagu tänapäeval tähendab mingit, ma ei tea, gluteenid, ma ise ei arva, et gluteen on üleni halb asi, et see on nagu eraldi pikk teema on ju. Aga et mingisugused kuidagi, no lihtsalt see, et kui sa sööd midagi, mis paneb in general inimest halvasti tundma, teeb kõhu raskeks, teeb, ma ei tea, tuju kuidagi nagu raskeks, toitained. Ja me praegu me ikkagi jälgime üksnes seda, et me võimalikult palju enda toorainest, mis me sisse ostame, võimalikult maksimum ära kasutame ja ikkagi seeläbi väärtust tekitame, et me sinna teise kanti, mida sa kirjeldasid, sinna me ei ole liikunud, et mis inimestel võiks erinevad tundeid tekitada, et kes teab, võib-olla tuleviku vaates jah, aga selles vaates alates sellest hooajast on mul väga hea meel olla kaasas Eesti jalgpallikoondisega ja seal ma pean küll vaatama, et mida poisid söövad ja kui palju nad söövad ja seeläbi on see uus tahk, et seal ma pean küll jälgima tõepoolest seda, et mida ja kui palju nad söövad. Okei, kuule, ma kasutan ära seda, et me täna siin kohtume, et lepime kokku, et meie järgmine kohtumine, ma ei salvesta seda, aga et ma saan anda nõu, et mis on Tallinnas veel puudu või mida võiks teha ja millele nõudlus iga päev kasvab, sest siuksel kummalisel kombel on nii, et pooled, 40% minu sõpradest ja tuttavatest on seotud kuidagi kohviku või restorani äridega või toitlustusega väga erinevates valdkondades ja täiesti ebareaalne, arvestades ka minu veenmis nagu oskust, on see, et ma ei ole suutnud mitte kedagi ära rääkida sinnamaale, et mida üks kohvik või restoran võiks pakkuda, et see oleks ka kuidagi nagu päriselt meile tervislik, sest et siinsamas me räägime sinuga siin Põhjala tehasest täna juttu ja mul ei ole seda hirmu, et me võiks nimetada mingid nimesid, et ma hea meelega võin ka siin mingite tegelastega kokku saada ja arutada, see on oluline teema, et kui ma vaatan, kuidas Tallinn areneb ka nagu toitlustuse mõttes, siis on igasugused trendid, mis voolavad üle, on ju. Samamoodi nagu restorani äris, nagu igal pool mujal. Siis Tallinnat on tabanud mingi aeg tagasi saiakeste buum, on ju. Bakeri teema, mille võib-olla sina algatasid kunagi kotsepuuga. Ja see on nüüd nagu jõudnud kuskile, nii et nagu igas kuskil, ma ei tea, keldris või kohvikus tehakse saiakesi. Ja kui nüüd vaadata nagu seda, et mida inimene võiks nagu süüa, on ju, et siis see saiak ei ole nagu esimese 10 toiduaine sees, mida endale nagu sisse ajada. Et kui sa siin ka nagu
tahad tulla nagu sööma, on ju, siis ei olegi väga palju muud valida kui nagu saiakesed, on ju. Tahad kogu perega pühapäeva hommikul saiakesi või pitsat sööma, on ju. Et ma lihtsalt olen nii unistanud kuidagi sellest, et tekiks mingi uus trend või et saaks nagu hoo sisse, mis päriselt on kuidagi meile ka kasulik ja ma ei räägi mingist taimetoidust või gluteenivabast toidust, vaid üldse kuidagi, et jälgida, et su keha ei oleks liiga happeline, arvestades seda, mida sa endale sisse paned, et see oleks terve, rõõmus, et maitsed oleks imelised, sest et kõige retsim asi minu meelest, mis on see, et kui kuskil on öko ja tervislik toit, et siis see maitseb nii, et võtad ampsu on ju ja siis on selline tunne, et väga huvitav, maitseb tervislikult. Eks me kogesime ka alguses, kui me alustasime fotograafist, kes seda täpselt sama efekti nagu, et okei, on zero waste küll, aga maitsev nagu, et see toit peab ka olema maitsev, et kas ta on tervislik või kuidas sellele on lähenetud, et päeva lõpuks on see oluline, aga ma arvan, et jah, Tallinnas käivad need trendid kuidagi lainetena ja mis seal ikka nagu, eks turg reguleerib ja inimesed ise reguleerivad seda ka, et ju see on ju meie vaba valik ja küll see saiakeste haib ka ükskord läbi saab, et seda ma ei üldse ei karda nagu, et kuigi Tallinn on suht väike linn võrreldes maailma suurlinnadega, et siin see elu, mis keeb ja uued kohad ja kõik need nagu, et me selline foodi või kui sa selle maailmaga seotud oled, siis siin ikkagi toimub üksjagu ja päris kiiresti nagu kiires tempos selles suhtes, et eks see viirusaeg on ka kindlasti nüüd seda olukorda korrastanud, aga ikkagi see maht ja muutused ja kõik on, ma arvan, pigem positiivsed ja toredad. Jah, lihtsalt kui sa teed kas või Woldi lahti, siis protsentuaalselt nagu enamik, mis pakutakse, on nagu kiirtoit, nagu mingid õlis frititud asjad on ju, võikud, pitsad. No ma olen nõus, et see burgeri haip, see ei saa läbi, ei ole kuidagi ära lõppenud eestlaste jaoks ja endiselt kestab ja aga ikkagi see inimesed ju ise valivad seda, et see ei ole kuidagi ja noorte inimeste söögilauda sa ikkagi peaksid vanemad nagu jälgima ja mõjutama, et seal ei ole sellist, ma ei ole kunagi Wolti ega Bolti avanud, ma ei ole kunagi tellinud sealt, et kuidagi minu jaoks on tellimisega sealt, et ma tean, et ma saan kodust ise tehtud kvaliteetsema, maitsvama söögi, olgu see siis ükskõik mingi lihtne lõunapala või õhtusöök, et see kuidagi käsi ei tõuse või mulle isegi ei tule mõttesse, et see variant on ka olemas nagu, et ma tean, kõik pööritavad silmi selle peale, aga ma ei võitle selle vastu, aga ma tõesti ei ole nagu, et ükskõik, ma tean, ma avan külmiku ukse nagu, okei, mul on rohkem skillse, aga nii see on jah nagu. See on siis vahemärkus. Legendis on kirjas, et Peeter Pihel on ainuke Tallinnas elav inimene, kes ei ole kunagi tellinud Woltist. Päris äge. Korraks veel nagu kuidagi selle nullkulu ja siis minu vaatenurga vahel niimoodi balansseerides. Ma praegu võtan Andri Peetsoon, üks selline biohäkker ja üks äge tüüp. Võtan tema juhitud ühte terviseloengut, et lihtsalt kuidagi avardada oma maailmapilti. Ja olen ka palju toitumisest rääkinud. Ja kuidagi eile õhtul oli just loengus see osa, et kuidas süüa, on ju, et mida see slow cooking nagu tähendab või et nagu millal mingites toitudes mingisugused kaitsemehhanismid nagu murduvad, et need on sulle nagu hästi seeditavad ja omastatavad, on ju, ja mida süüa nagu toorelt, et saada kõik kätte. Ja siis ma eile, kui ma mõtlesin meie saabuva intervjuu peale, et kui zero waste kasutab kõik ära, aga et näiteks tomat on, ma ei tea, aegade algusest olnud kasulik inimesele
pigem sellisena, et ta mingi umbes keedetakse, kooritakse ära ja seemned võetakse välja, et oleks meile kerge ja et oleks meile kasulik. Aga zero waste nagu pigem tahaks kõik ära kasutada, et kui me räägime just kui tomati näitest, et kuidas see mõte sind kõnatab? Ma ei ole kunagi sellele zero waste'ile seda olemust juurde kleepinud, et mil moel või kas ma teen ta SketchUpi või püüan need sisemised seemnekojad kuidagi teistmoodi ära kasutada, et selles võtmes ma ei ole nagu, et minu jaoks on, et ma saan võib-olla mõnikord talumehelt kõne, et kuule, et meil on nüüd tõesti hästi küpsed tomatid ja midagi muud peale hea tomatimahla või noh, kui sa teed tomatimahla ja teed hiljem sellest äädika, et ei saa sellest, et ma siis ikkagi pigem nagu päästan selle tomate ära sellel moel, et teen tast siis selle ketšupi mõtlemata selle peale, et kas see on parim meie kehale ja mõtetele. Aga ei, ma arvan, et sa võiksid mind harida sellel teemal palju rohkem, kui mina sellest tean nagu, aga jaa, ma kindlasti mõtlen selle üle nagu pikemalt ja miks mitte seda hakata ka selle nurga alt vaatama, seda zero waste'i. Tahtsingi kuidagi selle teema sulgemiseks küsida, et kas ma pigem nüüd tekitasin sinus ebamugava tunde või see pani sind mõtlema? Ei, see ei ole ebamugav tunne, pigem nagu me olemegi siin korduvalt öelnud, et seal on hästi palju tahke erinevaid ja kui sa oled nagu see ei ole minu teema, ma seda ei vaata nagu, et pigem ikkagi olla avatud mõtlemisega ja ma püüan ka selles vallas olla, et kui ma ka vaatan enda kokkasid ja inimesi, et nad oleksid avatud ja neil oleks võimalik ka enda visiooni ja olemust lisada toitudesse, et selles suhtes ma olen alati üritanud olla mitte selline füürer ja kõik peab olema nagu mina ütlen, et neil on vabadus mõelda ja olla, et see läbi jah, kindlasti tore mõttekoht ja tänud, et sa tekitasid sellise mõttekoha nagu minus ja kindlasti ma vaatan lisa jah. Üks põhjus, miks sa mul kunagi sellesse minu nimekirja sattusid, et tahaks kunagi vestelda ja seda salvestada, on see ka, et mul on kuidagi tunne, et sinus on mingi selline jõud või ka, et kuigi sa praegu, me lõpetasime justkui eelmise kolumni sellega, et sa ütlesid, et ma pole selle peale mõelnud, aga mul on tunne, et sinus on mingit sellist visionääri, kes kuidagi nagu näeb kaugemale mingisuguste teemadega ja siis võib-olla kuidagi, et sul on ka jõud nagu liikuda sinna suunas, mis mind hästi kõrvalt vaadates inspireerib. Kui sa praegu mõtled fotograafika ja oma tegemise peale, kas sa kuidagi tunned kaugemale vaadates, et võib-olla mõne aja pärast sa üldse toiduga enam ei tegele? Ei, praegu ma küll nagu ei kujuta ette ilma toiduta moel või teisel. Mitte, et ja ma ei kujutagi ette, võib-olla see, kes teab, võib-olla 6 kuu pärast on see kõik muutunud, aga mind on viimasel ajal väga aiandus ja selline mullas sobramine hakanud huvitama ja see maailm nagu tekitab ka minus suurt rahu ja rahulolu hetkel, aga noh, see kõik on ka jälle seotud kokandusega ja toidu tegemisega. Aga seda nagu, see suhe on nagu üdini positiivne, et kes teab nagu, et võib-olla kunagi sinnapoole liikuda, et
tekiks ka oma selline kuskil päris maalapp nagu, kus saab asju kasutada ja seeläbi restoranis realiseerida. Telliskivis on veel õnneks ka päris palju sellist tühja katusepinda, et seal vallas ka natuke mõtted liiguvad, et kes teab, aga ei mingit suurt kannapööret ma küll ei näe, aga rääkides sellise visionääriks olemisest, siis noh, eks seal on ka sellist, ma olen võib-olla tiba kärsitu inimene, et kui mul tuleb idee, siis ma tahan, et see juhtuks nii-öelda üleöö, et võib-olla ma tekitan võib-olla enda inimestes ja kaasteelistes ka sellist stressi läbi selle, et ma tilgutan seda vett liiga tihedalt ja kiiresti nende pinnale või kuidagi, et millal see juhtub, teeme selle ära nagu kõik see, et seda ma pean küll tunnistama, et ma pean seda paremini doseerima, et teistel oleks ka aega natukene nagu minu ideede ja olemustega harjuda ja kes teab, seeläbi võib-olla tuleb hoopis mingi muu tahk läbi nende sisu ja olemuse ka pinnale, et aga no eks ma püüan ka nagu areneda ja teistpidi mõtlema hakata, et aga ei, toidust ma kindlasti ei võõrdu ja kannapööret ei tee, et seda ma küll ette ei näe praegu. Mulle väga meeldis, kuidas sa alustasid meie vestlust selles tähtsusjärjekorras, et sa oled eelkõige kuidagi, ma ei tea, mees, isa ja siis seejärel ettevõtja. Et ma ilmselt ise olen ka sellises vanuses, kus mingid prioriteedid on võib-olla natuke muutunud. Kui sa nüüd mõtled selle peale, et kui vana sa oled täna? 40 ja nädala pärast juba 1 paraku. Et no 40. Et kui sa kuidagi vaatad sellele ajateljele, kui sa juba olid iseseisev, on ju, ma ei tea, 20 aastat siis umbes nüüd rahvilt. Et milline see mees Peeter Pihel on olnud, kas see 20 kuidagi seal hakkas mingi maailma vallutamise plaan ja kas siis oli nagu tükk aega ikkagi esimesel kohal enesesaavutused ja kuidagi see mina. Et ma tegelikult heas mõttes olen üllatunud ja kuidagi see paneb mind nii soojalt naeratama, et sa ütlesid, et sa oled eelkõige nii-öelda selles kodusemas rollis. Kuidas siis sa vaatad sellele ajateljele? No kui ma ise kriitiliselt vaatan tagasi, siis ma võib-olla ei ütleks, et ma olen väga selline egoistlik ja maailmavallutuslik olnud, aga kõik need asjad on õnneks moel või teisel juhtunud. Ma pean lihtsalt olema elule väga tänulik ja ma ei tahaks panna ennast sinna kategooriasse, võib-olla keegi ei taha seda teha, et ma lähen läbi kas või, ma ei tea, tule ja vee, aga ma saavutan seda, et ma ei julge küll enda kohta öelda seda, et pigem on see olnud selline järjepidev ja loogiline käik kõik. Ja noh, nagu ma ütlesin, ma pean olema tänulik kõige võimsamale selle eest, et see nii on läinud moel või teisele, et seal ei ole olnud suuri selliseid tagasilööke, et võib-olla nüüd see teine pool, mis tulemas on, et kas läheb kõik ka niimoodi edasi, aga ma arvan, et noh, nagu ma alustasimgi, et tekivadki teised väärtused ja teine mõttelaad ja seeläbi saab ka seda teist poolt nautida ja toredasti tagasi vaadata sellele. Kuidagi niimoodi, jah. Kui sul on praegu võimalus, ma ei tea, endast poole nooremale, ma ei tea, kas iseendale või kellelegi teisele mingit nõu anda mehena, et kuidas mingeid prioriteete seada, siis mis sa tunned, et mis siin elus oluline on?
no vaadates õiged inimesed sinu ümber, et kuulata nende nõu ja selle järgi mitte kuulata ainult ka, vaid tegutseda nende nõuannete järgi. Ja ikkagi mitte nagu ära kaduda ise selles, et võib-olla vahel need nõuanded on kuidagi ka üle doseeritud või kuidagi sellised kallutatud, aga jah, iseennast ikkagi selles hetkes ära tunda, kuigi 40 ongi seda võib-olla jube hea targutada, aga ja õige seltskond, kuhu sa satusid ja milles eksisteerid ja mille tekib selline hea minek. Et ega mul, ma ei ole kunagi sellised eneseabiraamatuid ja hirmsaid koolitusi kuskil läbinud, et kuidagi on see elu mind ise õpetanud ja elu ise läbi mind siiamaani toonud, et selles suhtes nii see on olnud. Eesti on nii väike, et niimoodi utreerides võib öelda, et pooled inimesed on avaliku elu tegelased. Et mingis mõttes Peeter Pihel on ka avaliku elu tegelane, aga selleks, et sa saaksid oma töös ja tegemistes hea olla, siis kui tähtis sinu jaoks on see kuidagi mingi kodune toetus või kuidas sellise mehe kõrval, milline kaaslane peab olema, et sa saaksid oma täispotentsiaali kuidagi elada ja väljendada ja liikuda oma unistuste suunas. Ja ei, see kodune tugi on ikkagi number 1, et mulle meeldib väga see Michelle Obama raamatus oli vist, et mees on täpselt nii tark, kui on tema naine ja kõik see toetus ja mina küll ütlen praegu, et kõik sellised olulisemad asjad me räägime läbi, ma räägin oma elukaaslasega praegu läbi ja see toetus ja ka, mis on väga oluline, mis kriitika sealt tuleb nagu, et et selle info jagamine ja läbirääkimine ja kõik see nagu, et me ikkagi toimime koos ja oleme selles ajahetkes koos ja arutame asju ja see on minu jaoks väga oluline, et mitte et see, et ma ei teeks nüüd, ei suudaks üksi otsuseid teha, aga just see arutamine ja samamoodi see arutamine ka töökohas, et need inimesed, kes on minu ümber, mul on väga oluline, et ma saaks nendest arutada asju ja läbi rääkida ja siis kas just läbi vaidluse või sellise kriitika tekib tõde, et paraku nii see on, et see kodune tugi ikkagi sealt algab kõik. Sa kasutasid sellist sõnapaari nagu kõik see vägevam. Ja. Mis see sinu jaoks tähendab või? No ma arvan, et ma olen see eestlane, kes käib võib-olla 2 korda aastas kirikus, aga samas kui on vaja abi ja toetust kusagilt mujalt kihtides, siis ma ikkagi loodan, et ta on olemas minu jaoks ja aitab mind. Et ennekõike ma näen seda niimoodi ja olen enda jaoks seda sõna niimoodi tõlgendanud. Kuidagi mul on mingi värk nende katustega, et ma olen provintsilinnast pärit ja kui ma olin lihtsalt sentimeetrite mõttes veel lühem ja väiksem, siis juba garaažikatus tundus ka natukene maailma vallutamine või puurida otsa ronimine. Aga siis sa kasvad kuidagi suuremaks seest ja väljast ja siis enam see puurid ja tundu nii kõrge, see on vaja uusi katuseid leida. Nii et aitäh, et sa kuidagi täna olid nõus ronima minuga siia katusele teadmata, kuhu me välja jõuame ja kuidagi see iseenda elu ja tegemiste eest vastutuse võtmine on hästi oluline, aga mulle meeldib see, kuhu me jõudsime, et see kõik see vägevam või kuidagi see, et me ei pea ennast maailma nabaks või looduse krooniks,
et mingi austus, ükskõik mis see kõik see vägevam siis kellegi jaoks on. Nii et aitäh sulle ja kas sa kuidagi tunned, et ma oleks nii tahtnud sellest ka rääkida või et appi ta ei küsinudki seda? Ei, ma arvan, et siin saime erinevad teemad hästi läbi käia ja võib-olla lõpetuseks ka, et ärge unustage neid lapsepõlve puuritasid ja garaažikatusid, et käige ja vaadake neid ja siis nägemus püsib teie peas või kuidagi asjad lähevad uuesti paika, et kui need suured pealinnatornid on liiga kõrged, et ei tasu neid puuritasid ka häbeneda, ütleme nii. Ja nende otsas olemist ja eksisteerimist. Täiega, väga nõus. Aitäh sulle, päriselt ma soovin sulle kõike, mis sa soovid ja kohtumisteni erinevates hetkedes.